Toiduainete käibemaksu alandamine muutus väga aktuaalseks 2025. aasta lõpus, kus samas oli sellega võimalik ka kohalikel valimistel hääli võita. Loodi petitsioone, korjati tuhandeid allkirju, paraku see jäigi hüüdjate hääleks. Nüüd on uueks surveks ennast mobiliseerinud Kaupmeeste Liit. Kaupmeeste vaatenurgast käibemaks Eestis on liiga kõrge, see on taluvuspiiri ületanud. Nüüd küsimus on, et mida me saame endale riigina lubada sellises olukorras. Me teadvustame seda, et eelarve puudujääk on riigil väga suur, et kõikidest kaupagruppidest rääkides ilmselt see ei oleks jõukohane käibemaksu langetus. Seega me oleme vaadanud otsa sellele, mis tundub tehtav ja põhitoiduained tundub kõige lihtsam, kõige laiema toetusega. Seal on mitu aspekti, et üks on siis tervise aspekt, et põhitoiduained üldiselt ei ole töödeldud, nad on tervislikumad inimesele. Seal on kaupmeestel endil on kõige väiksemad juurdehindlused. Lõpuks toetaks käibemaksu alandamine ka kohalikku toidu tootmist. Kaupmeeste Liit on teinud ka juba teatud arvutused just esmatähtsate toidukaupade vaates, juhul kui käibemaksu alandada. Kui seal teha näiteks käibemaksu langetus 13% peale, siis meie hindame, et kõige rohkem see võib maksta 100 miljonit eurot. Nii et 24-lt 13% peale oleks teie nägemus. Ja see on üks variant, et me soovime praegu algatada eelkõige arutelu selle üle, kuna Eestis käibemaksu erisused on teema, millest üldiselt isegi ei olda nõus rääkima. Aga selge on see, et käibemaksu tase on muutunud väga kõrgeks ja nüüd erinevad sektorid siis on toonud oma sektori vaatest ideid lauale, et mida siis kuskil võiks vähendada mingi erisusena. Aga kes sellele vastata oskab? Aga muidugi rahandusminister. Täna päeval õnnestus ta meil tabada Riigikogu komisjonide korruselt, kuhu ta oli palutud aru andma. Siin on õige uks, kus kaamera tuleb. Põhiseaduskomisjon. Siin. Kõik on midagi. Mis toodatakse? Ma mõtlesin, et see on seal. Kus kohas? Ma vaatan. Ei tulnud see mees enam sellest uksest välja, aga telefonini hiljem ikka vastas. Neile on kasulik ja nendel tekib hinnatõusu marginaal ja nad saavad oma kauplusi edasi laiendada, aga maksumaksjale on see väga halb otsus. Ja maksukoormus on juba alla keskmise Euroopa ja üks käibemaksu erand või ei tee teda paremaks, vaid me peaksime siis mujalt näiteks tulumaksu rohkem korjama. Kas täpselt kui mitte protsenti, see sõltub muidugi määrast, aga ikkagi protsentides. Ja ma ei usu, et inimestele see ka meeldiks. Rahandusminister kinnitab, et ekspertiis on selle võimaluse maha laitnud. Seost hinna ja käibemaksu määra vahel ei ole. Kes siis garanteerib, et kaupmehed määra alandamise tuules ahneks ei muutu? Põhitoiduainete puhul just seda riski praktiliselt ei ole, et kui tavaline toidukaubanduse juurdehindlus Eestis on umbes 24%, see on üsna stabiilne olnud juba, ma ei tea, üle 10 aasta, siis põhitoiduainete puhul see on pigem alla 10% ja väga palju on seal ka kampaaniamüüke, ehk siis kuna see on selline toit, mida inimesed väga palju ostavad ja mille hinda nad üldjuhul teavad, siis see on kõige tugevama konkurentsiga kategooria toidukaubanduses. Ehk siis sealt kaupmehed juba täna võtavad juurdehindlust vähemalt 2 korda vähem, kui nad muu toidukauba pealt võtavad keskmiselt. Et selles kategoorias lihtsalt ei ole realistlik, et keegi suudaks mitte hindu alla lasta. Kaupmeeste Liit aga lubas võideta lõpuni ning ootab taas võimalust, et saaks otsustajatega Rahandusministeeriumis ja valitsuses ühise laua taha istuda. Ilmselt saab see olema eelseisvatel valimistel üks oluline häälte püüdmise loosung. Aitäh teile!